Tere hommikust kõigile. See, et ma räägin mikrofoni, see on sellepärast, et me salvestame tänase päeva. Tegelikult siin saalis on suurepärane akustika, suudaksin rääkida ka täiesti ilma. Häält mul on. Ma loen teile ette ühe hiljutise sissekande meie muuseumi külaliste raamatust, selle sama meie Tartu näituse puhul. Enamasti kirjutavad sinna sisse lapsed ja pered ja seda, et on uhke olla tartlane või et lastele väga meeldis ja nii edasi. Aga tänase päeva puhul on oluline või asjakohane selline sissekanne, mis on tehtud 13. veebruaril käesoleval aastal, ehk siis umbes 6 aega tagasi. Ja see on niimoodi. 2 tähelepanekut. 1030. aastal mainiti Tartut, Tarbatu, Torpat, Terpt, Jurjev esmakordselt Vene kroonikates, mille põhjal vallutasid ja põletasid Kiievi vürsti Jaroslav Targa väed Linnuse. Ehk siis Tartut mitte ainult ei mainitud, vaid vallutati ja põletati. Teiseks, ei tahaks nõustuda Enrico Talvistu seisukohaga, et Tartu purustused teises maailmasõja käigus olid linna arengule ja arhitektuurile pigem kasuks, kuna hävisid just ehitised. See on lihtsalt inimese arvamus ja seisukoht ja miks ma seda ette lugesin on see, et isegi meie külaliste raamatutes juba alustatakse diskussiooni Tartu ajaloo kohta, avaldatakse arvamust ja minust see on üks väga kiiduväärt ja tänuväärt arvamusavaldus, sellepärast et arvamustes selgub tõde. Ja kui ajalugu tahta teada, siis seda tuleb eelkõige uurida, sellest rääkida, teha selliseid konverentse, ettekandepäevi ja siis selgub see kõige parem tõde, mida me olemasolevate teadmiste ja allikate põhjal saame järeldada. Sellepärast kunagi ei või olla kindel, et ei tule midagi uut ja veel põnevamat. Aga meie oleme just sinna poole teel ja siin Tartu siis 2030, kas ta on siis 1000 aastat või on seal midagi muud, aga selline ajalooline aasta see kahtlemata on. Ma loodan, et 2030 Tartut kõige vähem siis võiks Tartut siis ajalooliselt käsitleda, ajaloo peale mõelda ja ajalugu ka selgitada, sellepärast et kui sa ise ei selgita oma linna ajalugu, siis seda selgitatakse sinu eest ja enamasti selgitatakse nii, kuidas sulle ei meeldi. Ja veel võib-olla mõtteks, et linnamuuseumil on ees ootamas väga huvitavad ajad. Ja mul on siiralt hea meel, et ma saan olla just nimelt sellel perioodil linnamuuseumiga, linnamuuseumi inimestega. Meil on käsil, eks ole, raamat, mis saab valmima ajavahemikus 3 köidet, eks ole, me räägime 2027 kuni 2029 praeguste plaanide kohaselt. Aga kui tuleb midagi uut juurde, siis need võivad ka muutuda, sellepärast et me tahame, et see saaks kõige parem käsitlus olemasolevate materjalide poole pealt. Ja kui rääkida olemasolevatest materjalidest, siis ootan väga suure huviga, mida toob linnamuuseumi jaoks Siuru arheoloogilised väljakaevamised. See võib tuua meile selliseid üllatusi, et muuseum seedib neid üllatusi ja loomulikult siis ka Tartu ja ka ajaloolased ja üleüldse Eesti inimesed ja miks mitte ka rahvusvaheliselt, et me seedime seda veel aastaid, kui mitte rohkem. Igatahes väga põnevad ajad on ees ootamas, aga nüüd on mul suur rõõm ja au paluda tervitussõnadeks meie ette linnapea, härra Urmas Klaas. Ole hea. Ka mikrofoni ja. Head tartlased ja meie head sõbrad. Ma olen väga põnevil kuulmaks kõike seda, mida juba on kolleegid Tartu ajaloo kogumiku jaoks välja uurinud ja kirja pannud. See vahekokkuvõte sellise ajalookonverentsi näol on väga vajalik, vaieldamatult ja oluline, sellepärast et tähtajad on ju meil paigas, kuna 3-köiteline Tartu ajaloo kogumik peab ilmuma. Ja et teha vaheetappidest kokkuvõtteid, selleks kindlasti ka tänane kokku kutsutud konverents on väga hea võimalus. Kuidas siis õigupoolest oli?
milline see Tartu linn oli, me juba loeme siit, et ta oli õiglane oma seaduste poolest. Aga kindlasti see teadmiste kiht seal all on märksa sügavam kui see üks lause siin praegu. Tartu ajaloolased, olgu nad siis siin linnamuuseumis, Tartu Ülikooli muuseumis, Tartu Ülikoolis. Me oleme üheskoos viimastel aastatel rohkem rääkinud Tartu ajaloost kui võib-olla sellele eelnenud perioodil. Selge on see, et ümmargused tähtpäevad annavad selleks alust. 800 aastat piiskopilinna, siis esmamainimise fakt jõuab meieni järjest lähemale 1000-aastases perspektiivis. Kindlasti Tartu Ülikooli 400 juubel on meid ootamas ja ülikool teeb selleks soliidseid ettevalmistusi, nii et neid tähtaegasid on ja nende valguses on hea mõelda, uurida ja mõelda. Ja mul on väga hea meel selle üle, et üha rohkem inimesi leiab tee linnamuuseumisse ja linnamuuseum nii tublilt on toimetab edasi Tartu ajaloo uurimisel ja ma usun, et väga põnevad ajad tõepoolest ootavad meid ees selles vallas. Et ma soovin meile häid mõtteid tänaseks konverentsiks. Tänan juba siin ka sissejuhatuses ajalookogumiku juhtivaid jõude, Marge Rennitit ja Engüngi ja kõiki teie häid kolleege, et töö käib ja peagi on meil võimalus käes hoida Tartu ajalookogumikku. See on väga suur asi. Tänan selle töö eest. Aitäh. Palun. Kingitus ka. Vaata, aitäh. Eks ole. Suur tänu ja Enn räägib meile, Enn ütleb oma tervitussõnad, kommentaarid ja räägib ka võib-olla natuke meie tänasest päevast. Ole hea, Enn. Tere kõigile Tartu ajaloo huvilistele ja esmalt siis suur tänu eelkõnejatele. Et see oli väga meeldiv, et Tartu ajaloo vastu tõepoolest tuntakse huvi ja seda väärtustatakse. Aga nüüd tõepoolest natuke selle tänase päeva ideest, et meie mõte on olnud, et korraldadagi mõned Tartu ajaloo teemalised konverentsid. Et eelmise sügisel me alustasime, et siis oli linnamuuseumi korraline konverents, kus me rääksime Emajõest läbi pikema ajaloolise perspektiivi. Ja nüüd tahaksime teha järjest siis 3 konverentsi. Et esimene oleks pühendatud, nii nagu siis tänane pealkiri ütleb, linna õiguslikule seisundile. Järgmine konverents on plaanis sügisel, selle aasta sügisel, kus siis räägime juba linna majandusest, kaubandusest, rahandusest ja samamoodi siis läbi erinevate sajandite. Ja viimane 3. konverents, mille aega ma praegu küll täpselt öelda ei oska, see on pühendatud siis Tartu elanikkonnale ja eelkõige siis rahvuslikule koosseisule. Et need oleks siis jah, need nii-öelda 3 suurt konverentsi, mida me oleme mõelnud, et aitaks ette valmistada ka seda Tartu ajaloo kogumikku. Ja nüüd paar sõnast tõepoolest ka selle kogumiku hetkeseisu kohta, et praegu on siis 26. aasta ja tahaks, et esimese köite käsikiri laias laastus, ma nüüd ei ütle, kui lai see laast on, oleks siis sügiseks vastu siis jõule ikkagi meie töölaual. Aga raamat ise peab ilmuma siis 27. aastal, et see oleks siis nüüd esimene köide. Teiste köitete osas ma praegu kaasa rääkida suure suuga ei taha.
nüüd meie tänane konverents on jah, siis siin erinevate teemade ringide kaupa ja igale esinejale on siis nii-öelda oma ettekande esitamiseks kuskil siis 20-25 minutit. Ja pärast seda on oodatud diskussioon või arutelu, seisukohtade nii-öelda täpsustamine ja nii edasi, aga seda kõike siis 30 minuti raames, et me saaksime oma programmiga edasi liikuda. Ja siit kohast ongi mul nüüd hea võimalus anda juba sõna edasi meie esimese konverentsi poole moderaatorile Marjule, kes siis juba karmi käega hakkab siin küll numbreid näitama ja ettekandeid suunama. Ja. Aitäh, plaksutame ka neile. Et nagu kuulda, ma hakkasin juba karmi käega juhtima. Tõepoolest, ettekandjad on organiseerijad on varustanud mind numbrilehega, et Anti siin juba arvas, et siin antakse ettekandjatele hindeid, ei anta. 5 tähendab seda, et jäänud on 5 minutit. Ja meie esimene ettekandja tuleb Tallinnast, Tallinna linnaarhiivist Tiina Kala. Ei vaja ilmselt selles seltskonnas väga pikka tutvustamist, et kui ütleme keskaegne linnaõigus ja Eesti alad, siis me mõtleme juba Tiina Kala peale. Aga enne kõige siis Tallinna või Lübecki õiguse Tallinna koodeksi väljaandmise, tõlkimise, kommenteerimise peale, et Tiina on tõepoolest meie ilmselt proua keskaja linnaõigus, ütleks ma. Ja ma kogesin seda alles paar nädalat tagasi, kui ma käisin Tallinna linnaarhiivis kord professorile omasel moel, ajasin ma segamini tunniajad, millal ma pean minema, sattusin tund aega varem sinna ja neil ei olnud minuga muud teha, kui Tiina näitas mulle näitust, mis neil seal oli. Ja siis ma mõtlesin, et sa püha jumal, milline rikkus. Ja teades suurepäraselt, mis olukord on Tartu keskaegsete allikatega, kui sa mõtled jumpsus, milline vaesus. Ja nüüd on Tiina sellest siiski meile ettekande kokku pannud. Me ootame suure põnevusega. Palun, Tiina.